Tšau! Mõned on mulle kirjutanud, et nad igatsevad lihtsalt minu neid vlogisi või blogisi ja okei, ma siis räägin midagi. Mul on see kaamera juhe ikkagi kadunud, ehk siis parema kvaliteediga neid videosi ei saa ja siis jääbki siuke väikene ja ma meelega ei keera seda telefoni kaamerat teistpidi, sellepärast et siis on eriti imelik, siis ma nagu üldse ei oska sinna kaamerasse vaadata. So, live with that. Kui sulle see ei meeldi, siis niikuinii ei pea seda vaatama. Homme peaks tulema need spreipäevituse värgid kohale, tellisin professionaalse masina ja siis neid vedelikke terve hunniku võimalikult kvaliteetse, mingi Moroccan Tan. Alguses vaatasin Elladani omi, aga need olid soodsamad ja pidid vähem kestma. Siis pea hullult praegu valutab. Ma mõtlesin seda, et kui vigastamises oleksid meistrivõistlused, siis ma arvan, et ma saaksin medalikoha ilma suurema vaevata. Et mul on tegelikult väga kopp ees sellest, et ma põhimõtteliselt driftin üle treenimise vigastuste vahel, et põhimõtteliselt mul on varsti olnud sama palju vigastusi kui taevastähti. Et praegu on mul see õlavigastus teistkordne, siis mul on, nikastasin jala välja, mul seda on 3. kord, see, kuidas see pahkluu käib nii-öelda välja. Tahtsime täna minna sinna jalgrattamatkale, aga selle jalaga ei lähe eriti kuskile. Siis põlve, eks ole, kukkusin puruks, see põrsas läks nüüd, see haav läks nüüd mädanema, mis on nagu äärmiselt seksikas ja tore. Ja siis Maksu- ja Tolliametis käisin seal ülekuulamisel ja ülitore uurija oli ja ma rääkisin kõik asjad nii, nagu nad olid ja vasakule paremale. Et ega see härra Toomas ilmselt niikuinii midagi, tal võidaks välja nõuda igasuguseid asju, aga ega tal ei ole niikuinii kuskilt midagi ära võtta ja mingid kontod on tal kinni ja mida iganes, eks siis ja võib-olla ta järgmises elus sünnib, ma ei tea, vihmaossina või midagi sellist. Nii et jah, ma ei tea, mingi karma äkki töötab ikka või midagi. Siis panin nüüd siin natuke aega tagasi kokku neid mingid uusi ja vähekasutatud mingeid riideid, mingid jalanõusi, isegi meiki, et seal Valkas nad eriti kuskil käia ei saa ja nii edasi ja neil ema rääkis, et pidi olema päris hea meel igast sugust närdi saada. Praegu on see, mul on eriti mingisugused liigesed valusad, et mul on siuke tunne, et savi, et mul nii palju lihasmassi kehas on, aga vaata rasv on ka ja vaata, mu liigestel ei ole vahet, kui palju seal on lihast ja kui palju on seal rasva, et nagu ülekaalu on anyways ja need valutavad ja ma ei taha eriti alla võtta, tahtsin küll nagu mingi 10 või midagi, aga mul on siuke tunne, et 15-20 tuleb kõne alla, sellepärast et ma tahan nendest, ma ei tea, medalitest või mida iganes asjadest palju rohkem seda, et olla terve ja tunda ennast hästi ja nii edasi. Et eks ma kardan ka, et need kurvid ja värgid kaovad ära ja ilmselt oma lihasöömist nagu veel piiran ja ma ei tea. Päris suur masendus on, ma ei tea, ega mingi eriline sportlane ju ka pole, kui ma iga mingisuguse paari kuu tagant olen pikali maas oma vigastustega. See on nii nagu kurnav ja ajab rohkem stressi. See, kui ma ei saa treenida, et treenimisega pidi 5% saama ainult nagu kaalust alla ja põhiline ikka toitumises, aga kui ma olen vigastusega kodus, siis ma lihtsalt tahan nii hullult süsivesikutest üle süüa. See on, ma ei tea, toitumishäire on ikka peas kinni ja siis mul on siuke tunne praegu küll peas, et kas ma lähen rõõmsasti veel paksuks ma ei saa minna, paks ma juba olen, onju, aga või siis võtan midagi ekstreemset nagu, ma ei tea, või siis mingi dieeti või mida iganes. Ma ütlen ausalt, mul on praegu siuke tunne, et mul on savi, kui see lihast ka vähemaks läheb, sellepärast et need fucking liigesed niimoodi valutavad. Ma võtan seda Sunni, seda glükosamiin, MSM ja jumal teab, mis seal kõik sees veel on. iFitist ostsin, aga ma kardan, et sellest on vähe ja mul siin inimesed soovitasid haigõhre,
mingisuguseid tablette või kapsleid võtta, et eks ma proovin seda ka. Aga ma tean, et mul on põlved valesti kokku kasvanud ja see pahklu vana elukas käib välja, et praegu on ka jalg nagu kinni see pahklu pealt ja ma ei tea, õnnetuks teeb. Ma ei tea, üldse siuke rasvane tunne on. Ma ei tea. Ma nagu mõtlen seda, et ma ei taha kaaluda mingi 60 kilo või midagi siukest. Ma ei taha mingi 65 kilo kaaluda, ma ei taha üldse, kui kuus on seal ees. Ma tahan, et mul oleksid tissid ja puusad ja mulle meeldivad suuremad jalad ja õlad ja kuigi mul see ülakeha hakkab ilmselt nagu täiega taandarenema, sellepärast et ma ei ole ülakeha treeninud mingi 100 aastat või nii. Kauem, kui ma üldse elus olen olnud ilmselt. Ma ei viitsi passida. Ma ei viitsi tõesti. Siis kui nagu, ma ei tea, osad on see, et nad stressist nagu ei taha midagi süüa, aga mulle nagu, et stressist tahaks täiega neid süskareid ja värke süüa. Aga see on mingi nõiaring, et siis sööd mingisuguse šokolaadi ära, mida sa tegelikult nii väga ei tahtnudki ja siis tunned ennast veel halvemini. Nagu tõsine nagu probleem, noh. Ma mingi tõsine söödik, noh. Aga noh, probleem on selles ka, et ma söön nagu mingi liiga harva ja siis ma söön liiga suuri portsjone. Et isegi kui see on nagu tervislik, siis ikkagi ma arvan, et ma nagu söön üle. Kõht saab juba varem täis ja ma söön liiga kiiresti ka. Et jaa. Et point pole selles jah, et ma tahan, ma ei tea, rohkem barbin välja näha või ma ei tea, teistele meeldida. Pigem ma nagu kui need liigesid vägid ikka nii väga valutavad, ega sind eriti kotib mingi, ma ei tea, muu teema. Mis veel? Jaa, see energiapuudus on ja värgid ja ma ei tea, ma loodan, et mu naine ikka tuleb homme Tallinnasse. Ma ei tea, ma ei jaksa teda oodata rohkem. No ma jaksan kindlasti, aga lihtsalt nagu ma nii igatsen ka teda äkki. See, täna käisin passi tegemas selles politsei piirivalve värgis seal Tammsaare teel. Alguses mõtlesin, kas lähme sinna Lasnamäele pinnavärki, seal on need teised menditeemad ka, või siis lähme sinna Tammsaarde. Ma alguses mõtlesin sinna Lasnamäele minna, et äkki seal on vähem inimesi ja keegi meid ära ka ei tunne, vaata. See on nagu äge, see on nagu Venemaal, see on Lasnamäel. Aga okei, ma ei vigurda. Aga seal oli nagu hullult palju rahvast, eesti keel longab, eks. Ja siis ma ootasin seal äkki mingi 40 minutit. Aga jaa, hästi äge tädi oli seal, see oli siuke vanem tädi ja siis ma ei tea, mingi ülikoledad pildid tulid, siis ma tegin neid mitu korda, aga noh, mis sa ikka saada tahad, eks ole. Ma olengi selle enda meelest paksem välja, kui ma olen nagu mingi 2 täiskuud, noh, üle söönud täiskuud. Aga jaa, mul on mingi teema, et üks päev kuidagi viimasel ajal mingi madal seis tuleb peale ja siis jah. Vot nii. Ma ei tea. Aitab küll äkki. Mis ma ikka pläran. Ega ma neid suuremaid ja ägedamaid saladusi niikuinii välja ei räägi, nii et okei, aga jah, olge siis tublid ja hoidke saba rõngas ja minge päevitama ja ärge nahavähki saage ja tšau.